siin oli naljalugusi ka meil üks klient, kes läks pankrotti ja noh, tal oli ka vene mees, ajas oma äri, eks ole, ja siis ta läks kolinaga, täie kolinaga läks ja ta oli ka alustanud igasuguseid hullumeelseid projekte juba varem ja siis küsiti tema käest ka, et no kui sa nägid, et sul rahavoogu enam ei ole, et cash flow, kas tead, mis asi see, kas sa cash flow'st oled midagi kuulnud? Tema küsis, mis asi see on. et noh, siis on arusaadav, et sihukene asi, kui sa seda ei ole osanud kontrollida, see on selge see, et sul nagu esimene raskus tuleb, nii sa oled kohe põhjas. Ma võin täna öelda ka, et mina arvan, et mul on asi käes, aga mõni ütleb, et sa ei tea veel pooli asju, eks ole. Aga see on väga oluline, et sul tekib endal niisugune tunne, et nüüd sul nagu kontroll on nagu sinu käes, et nagu hobust juhid või nagu autot juhid, et enam jalgrattaga, et kui tuleb mingi post, et ma tean, et kas ma sõidan vasakult või paremalt mööda, eks ole, ükskõik, aga see on minu valida, et ma ei pane vasta posti enam, eks ole. Et see tunne tuleb ja seda tunnet alguses kohe ei olnud ja kui kõik läheb ilusti, siis see ei tule välja üldse. Raha muidu tuleb ja äri käib, eks ole, aga nagu tulevad vastu need tagasilöögid, siis sa näed, kus sinu nõrgad küljed ka on ja finantsasjades nagu kodus ma eriti ei olnud ja see oli see, mida ma pidin kõvasti nagu järgi aitama. Nüüd ma tagantjärgi nii tark olen küll, et mis iganes äri sa teed ja sa pead vaatama kogu aeg, et sul raha peale tuleb. Rahavoo eest hoolitsema, kui sul sellest pead hoolitsema, kui sul rahavoog ükskord ära lõpeb, no siis on nagu asi nagu mokas. Sööd sahvrist. Ja sööd sahvrist ja siis sa pead vaatama, kas on ju paljudel polegi mingit sahvrit. Siis sa pead panka minema ja siis läheb asi keeruliseks, kui sa juba käibevahendite pärast pead panka minema. Investeeringute jaoks see on okei, eks ole. See rahavoog on ääretult tähtis, kui sa selle suudad enda äris nagu kindlustada, kuludega mängid siia-sinna, aga kui kui sa näed, et see rahavoog hakkab sul kuskilt otsast ära lõppema või siis peab midagi tegutsema. Kogu aeg vaatad seda, et juba kuidas tuleb ja kuidas läheb. Et sa võid olla kui agressiivne tahes, ega sellepärast ehitusmahtu me ei suuda mõjutada kuidagi moodi. Et see prognoosimatuse moment on siin asja sees, aga see tuleb ikkagi kuidagi moodi mingisuguse kogemusega, et sa juba näed, mida need ehitusettevõtjad räägivad, see on alati niimoodi, küsid ühe käest, sa tead juba, kes on pessimist, kes on optimist, eks ole, kui juba optimistid ütlevad ka, et enam-vähem ikka kuidagi peaks minema ja siis sa juba tead, et midagi hakkab allapoole minema, et selle järgi sa pead ise mõtlema välja ja endal sul tekib mingisugune arusaamine, et mis see turg võib nagu järgmise aastal teha. Vaatad kõik majandusandmeid ja nagu meie prognoosime ka, et meie siis aluseks on see kogumajandusprojekti tõus, siis palgatõusud, need deposiidid, kas need tõusevad, vähenevad ja siis vaatame nende ehitajate prognooside pealt ka, et ega nad ka ei tea, mis tuleb, aga sellise pildi nagu proovid nagu kokku panna ja vaatad, et palju uusi autosid müüakse ja niimoodi niisuguste see nagu pusle, need statistilised ja visuaalsed näitajad, pluss ma saan aru, kõige olulisem osa on sellest suhtlemine inimestega. Jah. Kui neid tooteid on näiteks 10 tükki ja sina oled üks nendest ja siis sa pead lihtsalt, ütleme, kui sa oled väga hea või sa oled mingi müüginipi leidnud või oled agressiivne, siis sa võtad lihtsalt teised turu osa ära, eks ole, ja nõnda oma müüki suurendad. Aga kui turg on teada ja see ei muutu ja need mängijad seal turul on mõni üksik, eks ole, siis sa pead lihtsalt nagu kogu turu selle mahuga nagu proovima seda kogu turu mahtu prognoosida. Oma konkurentidega saate niivõrd hästi läbi, et üksteisel turuosa nagu ei kipu ära võtma? Ikka võtame. Ei, me saame nendega hästi läbi küll, aga turgu võtame ikkagi üksteiselt ära, et ja siis konkurendi kohta midagi halvasti öelda ei tohi, aga see on, et see konkurents on päris nagu karm. Ja ta on karm, ikkagi ma viskan kivi nende konkurenti poole peale, sellepärast, et kui meie näiteks, kõige meie verisem konkurent või ainuke konkurent siin ongi Eestis semendi osas on Läti. Ja seal on see semenditootja Cemex, ehk siis Mehhiko suur gruppi osa. Ja meie, kui sinna Lätti läksime, siis me ostsime seal ära ühe semendimüügifirma ja nõnda me ostsime ühe sellise nagu turu osa jupi endale. Konkurents on päris tige, ega siin midagi pole öelda. Et meie müüme seal, nemad müüvad siin ja just meie osas tekitabki, mis selle nagu teravuse nagu tekitab, et miks see nii karm see konkurents on see, sellepärast, et üle tootmise pärast, et nii suur, ütleme, tootmisvõimsust ülejääk on praegu. Võib vabalt öelda, et 2 miljonit tonni on üle.
tootmine peab olema optimaalsel tasemel ja siis sa pead selle ülejäägi kõik müüd koduturul ja ülejäägi pead eksporti suruma kuidagi. Mõnda kohta kasumlikult, mõnda kohta kahjumlikult, aga sa pead kindlustama, et su tootmine oleks nagu optimaalne, et siis on sul kulud nagu vähemalt kontrolli all. Ja õnneks on see meie, inimesed hästi stabiilsed, tööjõu voolamus on 1%, hästi väike. Ja kui meil on uusi inimesi vaja, siis me teame väga varakult ette juba. Et see on selge, et lihtsamat tööjõudu on lihtne leida, seda saab. Aga kui räägime spetsialistidest, siis on juba läheb asi keeruliseks. Ole mis spetsialist, näiteks kui üldised spetsialistid, selline nagu finantsinimesed, no paned kulutusi välja, ikka sul keegi tuleb ja on valida nendest. Ma ei usu, et see on niisugune võimatu nüüd finantsinimest leida. Aga hakkab rääkima oma protsessi insenerist juba, see on nagu keerulisem. Sa pead selle ise võtma taustaga, eks ole, kas ta on siis mehaanika või siis keemia taustaga. Ja siis sa pead ise ta õpetama välja. Aga kuna me teame varakult ette, siis me saame hakkama sellega. Aga energeetika inseneriga oli küll niimoodi, et me otsisime, vaatasime, mis turul on, turu situatsioon ja selge oli see, et me seda niimoodi ei saa, et läheme vaatame ülikoolid, kes seal lõpetame, et ole hea, kas keegi tahab Kundasse tulla. Me vaatasime kohe, et see ei tööta, seepärast, et need poisid on kõik kinni pandud, kas Eesti Energia või ei tea, kelle poolt juba kinni pandud, teravama pliiatsid, kõik nagu juba nimed juba aadressid peale kirjutatud, et seal ei olnud midagi. Ja siis lihtsalt otsisime ühe noore poisi, kes lõpetas keskkooli ja ütles, et mina lähen umbes seda asja õppima. Ja siis meie ütlesime, et vaatad, kas sa saad natuke spetsialiseeruda sinnapoole, temale see sobis ja tegime nagu sellise stipendiumi lepingu. Ja nüüd on see 3 aastat läbi, nüüd ta teeb bakalaurust ja nüüd ta tuleb tööle. Eks ta siis magistrit hakkab tegema kas siis kaugõppes või kuidagi, eks siis vaatame. Et niimoodi me oleme igasuguseid meetodeid kasutanud, et noori spetsialiste saada. Me tegime veel niimoodi ka, et ta käis suvel veel praktikal ka, siis ta hakkas juba nagu saama üldse aimu, mis meil nagu toimub. Et üks asi, et ta õppis seda teooriat, aga teine asi, ta käis ju suviti praktikal ja energeetika insener kaevas kraavi ja vedas kaablit seal kraavis ja ta sai näha, mismoodi see elu tegelikult on. Mina ei ütleks, et see häda väga suur on, aga no meie eelis on see, et meil ei ole nagu lainete kaupa neid vaja, et nüüd on kohe 100 spetsialisti vaja. Näiteks ma kuulen neid lugusid seal näiteks kaevanduses, seal Eesti Energias, seal läheb, neil on ikka päris korraga vaja ikkagi 100 ja niimoodi, siis läheb asi keeruliseks. Ma olen noorte ettevõtjate ja ärimeestega suhelnud ka, tutvusringkonnas ka ikkagi on üks ja teine kätt proovinud ja no see on huvitav vaadata seda Eestis, et kes meil õpib palju ärijuhiks, eks ole. Ja mina ei tea, kas see on siis õpetamise viga nagu seal muusikakoolis, et kes õppis korra muusikakoolis, see enam kunagi pilli kätte ei võtta, sest ta teab, et see on nii hull asi, et ja ta ei julge mängida või ei julge laulda, et teised vaatavad, et ta ei tea midagi, et ta sai selgeks, et kui loll ta on, eks ole, või kui saamatu ta on. Et näiteks ärijuhtisi õpetatakse, aga nendest hakkab äri alustab ja ettevõtjad on nendest vähesed. Et kas nad saavad mingi vaktsiini seal sellest või ma ei tea, millest see on. Ja teiselt pool ma näen neid inimesi, kes on nagu ettevõtjad, ei tea ärijuhtimisest, öödega mütsi, raamatupidamisest ei tea mitte midagi. Ja see on nii kahju vaadata ja siis, kui on mitu aastat juba äri aetud ja majandusaasta aruanded on esitamata ja kui tulevad raskused, no siis hakatakse asju korda panema. Sa pead kohe alustama, mina ütleks niimoodi, sa pead kohe ausalt äri alustama. Kui sa alguses alustad teda mustalt ja mõtled, et ma pärast hiljem ta kuidagi legaliseerin, sa mässid ennast niisugusesse asja sisse, et sul on väga raske. Et see on, ma tean, et ausalt alustada, et see on keeruline, aga igal ühel on see aususe, ütleme, kuskil see piir või see kus temal nüüd läheb juba üle, eks ole, ja mis tema arust on sobiv veel, et ta ei ole legaalne, ta on must, sa ei maksa maksusi, sa ei siis tööjõud ja kõik nii edasi, kõik on mustalt. Sul on pärast, siis see tuleb nagu, saab nagu mingisuguseks stiiliks ja sa ei pääse sellest enam välja. Mina räägin sellepärast, et mina töötan suures kontsernis, eks ole, siin ei ole mingi vusserdamine pole üldse võimalik. Aga ma olen näinud ka palju inimesi, kes kiruvad seda Eesti elu ja värki ja kõike ja ise nad pole ühegi maksu euroga seda Eestit toetanud ja ma ütlen, et näiteks sinu vanaemale ja vanaisale või sinu isale ja emale mina maksan pensioni, seepärast, et mina maksan maksud kõik õieti ära, eks ole, sa pole ise üldse toetanud ja sul ei ole õigust nagu viriseda. Ja õigust jääb ülegi, aga nii see on, et seda ma tahaks küll öelda, et kui ikkagi vähegi võimalik on, kohe panna nagu õige rea peale kõik asjad.
selge see, et mingi paindlikkus peab olema, aga kui sa alguses paned päris mustad matchid, siis sa ei tarvitse sellest välja tulla ilma pankrotita. Teine asi on see, et sa kujundad välja oma stiili ja seda on päris raske pärast muuta.